See on see kuulus Eesti lugu alati, eks, et ikka Southwest Company ja kuidagi keegi käis Ameerikas uksest ukse müüki tegemas. Kui raske see oli, kui veider ja kohutav ja no igasugu lugusid on ja igaüks peab ise otsustama, et kas see on talle või mitte, aga üks asi, mis on konstantne, et need inimesed, kes seal on läbi käinud, see on selline mingi bootcamp. Et kui sa ikka selle protsessi seal läbi elad ja kui sa oled selle läbi teinud, siis sa saad sellist julgust minna rääkima inimestega, võõrastega inimestega, võõras kultuuris, täiesti lambist minna ja müüa midagi ja need kogemused, see muster, see julgus oli kindlasti suureks plussiks Rainu puhul. Ma ei tea, võib ta enda käest küsida, et mis tema arvab, aga kõrvalt vaatajana ma arvan, et see track, et tal juba oli nii-öelda see, et ta oli valmis selleks, et ta oli lahti selleks ja siis, kui hakkasid tulema need erinevad garaažiüritused ja erinev selline networking, kus Eestis hakati rohkem käima, investorid käisid, siis ja inimesed pidid suhtlema oma vahel, siis inimesed nagu Rain olidki valmis selleks, sest et nad olid sellise bootcampi nii-öelda läbi teinud ja üha rohkem ma näen, et on selliseid ettevõtjaid, kes on teinud selle läbi. Et võib-olla neil alguses ei olnudki seda networki, aga neil oli see oskus seda luua. Ma ei saa äriplaani kirjutada, kuna mul ei ole pliiatsit. Et ma annan sulle pliiatsi. Aga nüüd ma ei saa kirjutada, kuna ma peaks arvutis kirjutama, et ma pean ju sulle saatma seda. Et okei, ma annan sulle selle arvuti, aga pigem need kõik on nad tavaliselt ettekäänded. Eks asi on selles, et jälle, ma pean jälle brutaalselt aus olema. Kahjuks enamus projekte ja enamus asju, mis minu juurde tulevad, vabandust, aga ma ei julge neid soovitada edasi, sest et ma pean nende inimestega töötama uuesti ja uuesti. Ma olen loonud need suhted nende rahvusvaheliste klientidega, nende inimestega, nende CEO-dega, nende müügiinimestega aastate jooksul. Ja see, et kui ma soovitan kedagi, siis nad tõesti avavad ja siis nad tõesti loevad seda. Ja seega tekib mul vastutus, et ma igasugu crappi ei sööda neile ette. Ja nendel on siis see respekt, et nad teavad, et mina ei sööda crappi ette, seega nad iga kord avavad. Ja see on see kokkulepe meie vahel. Ja ma ei saa anda ette mingid tooreid ideid, mis on lihtsalt, meil on äge idee, võiks tehtagem, oleks ju lahe. Ja oleks, kõik asjad oleks jube lahedad, kui need lihtsalt oleks. Aga midagi tuleb ise ennast ka aidata kõigepealt ja ise ära teha ja seda ma tihti kohtun, et kahjuks inimesed ei ole ise piisavalt ära teinud. Nad arvavad ikkagi, et investor või keegi mõtleb välja ja teeb, aga kõik need asjad on olemas, Google'is on kõik vastused olemas, kirjuta sisse oma enda valdkonna kohta. Vaata, näe natuke vaeva, vaata, kes võtab sõna, kes räägib LinkedInis, kes Facebookis midagi publitseerib selles valdkonnas, kas on mingeid intervjuusid, mida keegi on andnud, kas on YouTube'is üleval midagi selle sama teema kohta. Saada meile, küsi küsimusi, kes Eestis selles valdkonnas toimib, räägi nendega, saa targaks, koolita ennast välja niimoodi, et need küsimused, kui sa lähed ikkagi investoritega või kellegi kohtuma, et sa oled selle eeltöö ära teinud. Ja et kui sa räägid nende inimestega, et siis sa räägid juba sellel tasemel ja sa suudad nagu, sa oled selle kodutöö ära teinud, et ma ei hakka sulle seda nagu sinu eest tegema. Et teinekord jääb selline tunne, et tullakse nii nagu teinekord lapsed lähevad isa ema juurde, et ma ei oska, et ta teeks selle töö lihtsalt ära, selle koduülesande, et okei, küll kiiresti teed ära, et siis on tehtud. Et ja sest, et see on teinekord lihtsam. Ja ma tunnen, kuidas kohati on selline tunne, et inimene tuleb mu juurde, et nad tahaks, nagu ma teeks kuidagi selle ära. Kui ma teen sinu eest selle ära, siis ma ei ole enam mentor, siis ma ei ole coach, eks, et palju sina siis sellest õppisid, kui ma tegin selle su eest ära. Üks koht, kust alustada, ongi just Steve Blanki koduleht, kus ta toob ka välja kogu kirjanduse, mida võiks üks ettevõtja soovida, mis iganes teemal lugeda. Ja ta on isegi käinud läbi ja need teemadesse pannud, et müügi kohta ja siis on seal 5 blogipostitust pluss tema mingi artikkel pluss veel midagi. Finantseerimise kohta ja niimoodi teemade kaupa kõik on välja toodud.
et kui anda üks koht, kust alustada, siis alustad sealt, vaatad, see on kõik olemas, kui sa viitsid, see hakkab argnema, see on nagu mingi Wikipedia of investment seal. Et ta on hirmsa töö ära teinud, et selle kõik kokku toonud ja ta tegelikult uuendab ka seda enam-vähem. Et kui kuskile mujale ei lähe, siis ühe aadressina mine see Steve Blanki oma kodulehele ja sealt sa leiad selle kõikide teiste tarkuse ka ülesse. Minu jaoks see, mis soosib ettevõtlust, see soosib kogu riiki, sest et kui ettevõtlusel läheb hästi, siis me loome töökohtasid, siis me maksame maksusid, siis me toome siia talenti, siis me toome siia juurde kapitali. Kõik, it's a win-win for everybody. Ja nii õpetajad kui politseinikud, kui arstid, kui kõik saavad palgalisa, kui ettevõtjad saavad pakkuda rohkem töökohti ja müüa laiemalt. Selles mõttes igasugune ettevõtluse soosimine, turgutamine, ärgutamine, ütleme, kõige tähtsam võib-olla isegi mitte mingi rahasüst on kui see, et võtame neid piiranguid maha, tõmbame seda laeva puhtaks, et ta oleks ikka korralikult akodünaamiline. Muidu me sõuame siin, igasugu kräppi on kogunenud meie paadi peale, et kraabime seda bürokraatiat ja muud maha, et see meie Eesti paat läheks kiiresti. Ja see on ju meie eelis. Meil seda naftat ei ole, meil seda inimeste massi ja murdu ei ole, et me peaks hakkama panema piiranguid, et ainult üks laps. Eestlased väga hästi juba teevad seda ise, et ainult üks laps. Kahjuks liiga hästi isegi. Et kui meil neid teemasid ei ole, siis kuidas meie nagu konkureerime? Me saamegi ainult konkureerida selle oma inimeste tarkusega, mitte nende arvuga. Ja me saamegi skaleerida ainult neid asju, mis ei ole nii-öelda vanakooli raua ja betooniga. Meil seda ressurssi ei ole. Ja sellepärast mina nägin, et Teenusmajanduskoda kui organisatsioon, mis oli ainukene selline tõsiselt võetav lobi, mis seisis selle targa majanduse eest ja mis võitles konkreetselt nende erinevate ettevõtete valude eest, et kuidas neid leevendada. Konkreetselt meil on 2 teemat praegu. See on tark kapital ja tark tööjõud. Kõik meie liikmed, vahet pole, kas me räägime advokaadibüroost, disainibüroost, arhitektidest, biotechist või programmeerijatest, kõik on nii-öelda targa majanduse liikmed, kõik on ka meie liikmed. Siis, kas me räägime Skype'ist või Quattromedist, kõik ütlevad sama asja, et need 2 asja, tark kapital, ligipääs rohkem just sellisele, nagu me rääksime, riskikapital, rahvusvaheline kapital, selle networkiga kapital, mitte lihtsalt riigi raha. Et see enam ei aita, meil on vaja rohkem kui lihtsalt raha, meil on vaja seda networki just, et targalt kulutada ka seda raha. Et see on üks asi, et kuidas meelitada seda tarka raha Eestisse. Ja teine asi on see, et kuidas meelitada seda talenti. Sellepärast, et meie teame ju väga hästi, kui mitu inimest sünnib Eestis, kui mitu läheb ülikooli, kui palju tuleb ülikoolist välja. Selleks, et Eesti saaks kasvada, meil lihtsalt ei ole piisavalt teadlasi, meil ei ole piisavalt programmeerijaid, meil ei ole, meil lihtsalt praegu ei sünni neid. Ja see sündimisprojekt on sellise pika vinnaga projekt, et see on 20+ aastat ju, et millal see nüüd sünnitatud laps jõuab nüüd lõpuks ometi sinna ülikooli ja millal ta ülikoolist välja jõuab nende oskustega, me räägime juba generatsioon ju. See on juba 25 aastat. Selleks, et mitte rääkida, mis 25 aasta pärast juhtub ja rääkida sellest, et kas üldse on piisavalt lasteaia kohti, et neid praegu sünnitada, siis mis oleks järgmised 3 aastat? Järgmise 3 aasta jooksul me ei suuda 25 aastaseid sünnitada ja ära koolitada. Seega nad peavad kuskil mujalt tulema. Ja see on väga kitsas king praegu. Näiteks eelmine aasta Eestisse anti 55 inimesele luba kategoorias nunn ja usuõpetaja, et lubati Eesti riiki, ja 66 tiitli all juht. Et ma usun jah, et need nunnad ja preestrid kindlasti toovad Eesti ühiskonda ka midagi juurde. Ja nende ränne Eestisse on oluline, aga see on absurdne, et ainult 66 juhi slotti terve Eesti riigi peale anti immigratsiooni nii-öelda staatust välja, luba tulla Eestisse.
et see ei ole normaalne. No Eesti riik tekitab defitsiiti. jah, aga probleem on selles, et endale, meil on vaja neid arste, meil on vaja neid programmeerida. Selle läbirääkimiste taktika, et praegu tekitame defitsiidi pärast, me oleme väärtus. Jaa, et me teeme ennast nii seksikaks, et keegi ei saa siia klubisse sisse, aga me oleme nüüd kahjuks see klubi, kus kedagi ei tantsi ka, sest me ei lastud kedagi sisse. Et me oleme nii eksklusiivne, et ainult klubi omanik saab istuda oma jookidega üksinda ja maksta arveid. Et me peame jõudma sinna, kus ikkagi need inimesed tulevad ka sinna klubisse ja noh, näiteks Startup Wise Guys on üks akseleraator, meil on siin üks Tšiili osavõtja, keda praegu hakati välja viskama Eestist, eks, kuna tema mingi viisastaatus, et tema on keset akseleraatorit, aga ta viisastaatus saab otsa, et jumala pärast nagu, et selliseid kahtlaseid tüüpe, kes tulevad ja alustavad ettevõtteid ja kaasavad investeeringut ja toovad meile mingi Tšiili know-how'd ja et seda jumala pärast meil vaja ei ole, eks, et kohe kiiresti riigist välja. Skype'i Tiit Paananen, CEO Skype'is, räägib mulle neid lugusid, kuidas tema magistrante ja doktorante tullakse ahistama 30 päeva pärast seda, eks, kui on kraad käes, et no kohe, et nüüd, kui sul on ikka magistrikraad käes või sa oled nüüd doktorikraadiga, et kohe riigist välja, et me ei salli sellist tarkust. Singapuris soodustatakse välistööjõudu sellega, et need tööandjad, kes võtavad välistööjõudu, need saavad kuni aastase maksusoodustuse. Ja ma võin ütelda, võin ka kinnitada seda, et tegelikult veel lisaks on see, et Singapur näiteks annab sulle 400% maksukrediiti iga R&D investeeringu eest. Nii, kui sina ütled, et okei, me nüüd hakkame arendama uut mobiiliäppi, see on puhas R&D ju, siis sa kirjutad üks ühele kõik maksudest maha 400% kordajaga. Nii et sina paned 10 000 eurot sisse, riik annab sulle 40 000 krediiti. Ehk sina maksusid seal riigis nagu lähitulevikus ei maksa. Ehk siis null maksustust. Selles mõttes Eesti ei saa enam oma 1992 või millal me tegime nii-öelda innovatsiooni viimati oma maksusüsteemiga ja see oli äge. See oli tõesti äge. See oli enne olematu, et terve riigi mahus flat tax ja selline lihtsus ja see oli tõesti äge asi, aga maailm muutub ja meie konkurents läheb tihedamaks riikide vahel kogu aeg. Ja kui Singapur nüüd pakub 400% nii-öelda maksusoodustust, mina panen 250 000, nemad panevad 750 000 ja mul on juba miljonine fond olemas, eks. Palju Eesti pakub? No meil jumal tänatud nüüd on olemas see BIF, Baltic Investment Fund, aga seal on see 49%. Sisuliselt see fond, see BIF-i fond, annab 49% sulle juurde. Singapur annab 75%. Nii et kui sa oled lihtsalt erapooletu investor, sul ei ole, ma ei tea, Eesti naist või sa ise ei ole siin sündinud või sul ei ole mingit erilist himu lume järgi või mis iganes, eks. Pimeduse järgi. Jah, siis ja sinule on investorina on ainult tähtis raha, mis ma arvan ühendab enamuse investoreid, siis on lihtne matemaatiline tehing. Panen 1 euro siia, saan 49% nii-öelda toetust, panen 1 euro siia, saan 75% toetust ja ma olen Singapuris rahvusvahelises networkis fantastiliselt suure lennujaamaga ja nii edasi, noh kõik, mis Singapurile räägitakse juurde, teisi finantseerimisvõimalusi ja nii edasi ja kõik need muud toetused, krediidid ja kõik maksusoodustused, ja maksusoodustused. Kui kõik selle lisad, siis me ei ole enam konkurentsivõimeline. I'm sorry, ma arvan, et võib-olla see on tabuu, võib-olla ma ei tohiks välja ütelda ausalt, et asjad nii on, aga me ei ole ju. Et no, see on puht matemaatiline küsimus. Ühes koos sa saadki rohkem. Aga ma ei tahaks ka nüüd seda trikki teha, mida väga paljud teevad, et hakkame siis kohe ennast võrdlema, ma ei tea, Läti ja Zimbabwega. Et vaada, kui hästi meil on ju võrreldes nendega. Alati läheb ka sinna ekstriimi. Et how about me siis, vaatame, mis need teised tiigrid on. Meile meeldib ennast tiigriks nimetada ja igasugu programme tiigriteks. Aga kas selle sümboolika taga nüüd vaatame siis teised tiigrid, Iiri, eks, võrdleme siis Iiriga, võrdleme, ma ei tea, selliste teiste väikeriikidega nagu Taani, kellel ei ole nagu ressursse, kes peavad ikka tillukese baasi pealt hakkama saama, Lõuna-Koread, võrdleme nendega. Seal on ka, no me oleme enam-vähem konkurentsivõimelised, aga kindlasti võiks teha asju juurde, mis teeks meist palju atraktiivsema ja kindlasti võiks pakendada ka teistmoodi. Et võtta kõik need meetmed, mis meil praegu on,
ja kuidagi mõtelda nad läbi, nii nagu ettevõtjad peavad one-pagerit tegema. Mis oleks, kui meie valitsus ka ja kogu see keskkond, kes käib Eestit nii-öelda müümas, neil olekski selline mingi väga lihtne, konkreetne one-pager, mis väga täpselt sõnastakski need asjad ära, milliseid soodustusi me pakume investoritele, need maksuküsimused ja nii edasi. Et see oleks minu meelest väga atraktiivne asi koostada. Ja selle koostamisel võivad ka tulla välja need ebamugavad asjad, et kui sa täpselt sinna kõrvale panedki Singapuri või millegi muu, et siis võib-olla matemaatiliselt vähemalt see ei tulegi välja ja me peamegi lootma nende Eesti naiste peale või selle lume armastuse või mis iganes, eks. Mis meelitaks siia kanti või siis on mingid muud põhjused. Aga see on ka, ma arvan, kasulik selline silmade avamine. Et me ei räägiks mingist teoorias lihtsalt, et me oleme tiiger ja me kõik võistleme. Mõned tiigrid järelikult siis on, ma ei tea, pikema küüntega või suuremad. Tugevamad tiigrid on. Jah, et me oleme ikkagi siis ikka väga väike tiiger, kui seal võrrelda. Mis ei ole ka paha, et see on, kasutame jällegi siis seda väiksust ära. Võtame, teeme asjad, teeme siis nad lihtsamaks, teeme nad kiiremaks, teeme otsustamisprotsessi transparentsemaks. Ja siis jälle meil on konkurentsieelis. Aga selliste asjadega peab tegema, sa pead ju teadlikult tegelema kogu aeg. Ja kas või see maksusüsteem, eks, et väga innovaatiline 1992, aga 20 aastat on mööda läinud. Selle 20 aastaga näiteks vaadata, mida Luksemburg on suutnud oma maksueelistega teha. Et Luksemburg oli 70-ndates burg. Ta oligi burg, ta oli selline lehmad ja selline maha jäetud nagu põllumajandusriik. Elas sellest vanast rasvast, mingil määral oli seal vana rikkust mõnel inimesel ja ta oli väike, nii et ta suutis hoida üleval oma struktuure, aga see majandus, mis neil täna on tänu erinevate riigi otsuste, kus on võetud strateegilised suunad ja ega kogemata ka Skype ei ole Luksemburgi registreeritud ja Amazon ja eBay ja kõik teised elektroonilised firmad ja see ei ole kogemata ju, et see ei ole kokkusattumus, et seal on 3% IP maksustamine. See ongi see, kuidas riigid teevad ennast atraktiivseks, eks nad peavad valima mingi niši, nii nagu me rääkisime ennem ettevõtetest, sa pead valima mingi niši. Võib-olla see on väga õhuke niš, aga seal on võimalik teenida, kui sa oled kõige parem seal, aga seal pakume tõesti midagi jälle innovaatilist. Teeme seda, mis me tegime 92. See oli täielik šokk ja läbimurre ja inimesed vangutasid pead, et see ei ole võimalik, et vaatame, kui kaua nad peavad vastu selle flat taxiga. 20 aastat pidasid, aga minu jaoks nüüd võiks hakata jälle natuke seda püha lehma ka küsitlema, et võib-olla siin on mingid uued viisid, et see elukvaliteet koos tegelikult ebaproportsionaalselt huvitavate võimalustega. See on fantastiline keskkond. Et neid asju, mida sa võid Eestis ikkagi ära teha, on väga palju. Me just rääkisime sellest, kuidas võib innovatsiooni riiklikul tasandil läbi viia. Asju, mis on täiesti mõeldamatud. See, et meil on ID-kaart kogu riigil, kõikidel inimestel. Saksamaal seda kunagi ei juhtu. Ameerikas seda kunagi ei juhtu. Asjad, me oleme Eestis viinud läbi digiretseptid, mis on üritatud mingi 20 aastat Ameerikas läbi viia ja see ikka väga lonkab seal. Ja Google andis alla oma Miracle nii-öelda projektiga. See ei ole seotud, et nad ei oska seda teha, nad oskavad väga hästi seda teha. Küsimus on siin juriidikas, küsimus on siin seadusandluses ja selles, kas on võimalik nii suurt aparaati, nii suurt seadusandlust täiesti ümber mängida, et tuua selliseid uusi asju sisse, siis enamus riikides ei olegi. Ja Eesti võib-olla ongi ainukene, kus me saame selliseid asju teha ja minnagi üle e-hääletamisele ilma mingi suurema rahva mässuta, mis Ameerikas kohe tuleks, eks. Et siin saab fantastilisi asju elada modernset elu. Täiesti, jaa, absoluutselt. Ja selle võrra jääb isiklikku aega rohkem, kui sa elad modernset elu, siis sul füüsilist liikumist ja asjaajamist on vähem. Ja selle võrra sul on kvaliteet aega rohkem. Ma arvan, et see on väga tugev argument inimestele siin elamiseks. Absoluutselt. Mina näen küll seda.